Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja ja ilusat vastlapühasid teile. Nagu näete, siis ka meie oleme vastlakukleid söönud. Aga miks ma siis vahepeal on natukene eemal olnud, on see, et meil oli siin kõigil kõhuviirus ja me olime natukene siruli ja sellest taastumine võttis aega. Ja lisaks saime kass kuskil pureda niimoodi, et tema üks jalgadest on natuke näritud ja ta lonkab ja siis ma olen käinud temaga mööda arsti ja ta saab rohtusid, nii et kõik see on võtnud oma energia ja finantsi ja kõik muu. Aga ma olen ka ikkagi vaikselt siin toimetanud nagu ikka ja midagi olen ikkagi jõudnud ka filmida. Näiteks, mida ma siin vahepeal tegin, oli see, et ma avastasin üks päev, et mu vanad head lemmikud pidžaamapüksid on katki. Nad on tõesti väga vanad. Nad olid nagu ikka aastaid vanad ja nad on nagu väga palju pestud ja sellised asjadega ikka juhtub, nad lähevad katki. Piisas sellest, kui natukene hoogsamalt jalga tõmmata ja kuskilt midagi kärises. Ja esimese hooga kohe mõtlesin, et okei, nüüd on vaja jälle poodi minna. Midagi peab jälle ostma uusi asemele, sest talvel on ju külm ja ei taha nagu ilma pidžaamataga magada. Ja siis sain aru, et issand jumal, aga ma võin ise ka need pidžaamapüksid teha. Et kui raske see saab olla, mis siis, et ma ei ole neid varem kunagi teinud, ongi paras väljakutse. Tuleb proovida, kas ma saan hakkama ja kuidas siis nende tegemine õnnestub. Nii et ja siin oligi, lihtsalt võtsin kätte ja lõikasin need vanad pidžaamapüksid siis õmblustest lahti, et lõikeid saada, sest kui sul on juba mingi asi, mis töötab, siis ei ole mõtet hakata uut leiutama, siis tuleb lihtsalt selle vana järgi teha. Lõikad täpselt õmbluse mööda lahti ja triikisin nad ära ka, et oleksid nagu sirged, et kui ma nüüd uued lõiked võtan, siis oleks hea, kui nad oleksid võimalikult täpsed ja midagi viltu ei oleks. Ja kuna ma tahtsin, et minu uued püksid oleks samamoodi flanellist nagu need eelmised, sest ma tahan, et oleks võimalikult 100% looduslikust materjalist. Ja flanellpükstega on nagu talvel eriti mõnus, nad on nii pehmed ja mõnusad. Teine variant oleks olnud linane, aga linast mul ei olnud nii palju kodus hetkel. Ja flanell oli mul täpselt olemas. Ma arvan, ma olen selle kuskilt saanud mingist taaskasutuspoest, sest mul on tunne, et see on selline natuke nagu vintage, ühesõnaga natukene vanem kangas. Aga ta on täpselt nii palju mul, et ma saan just püksid ära teha. Ja ma alguses mõtlesin, et kas ma võtan paberlõike ka, et ma panen kõigepealt nagu paberi peale selle lõike ja siis alles kanga peale, aga ma mõtlesin, et okei, ma ei hakka seda lisatööd endal tegema, et ma vaevalt, et ma nagu teisi paari pükse omale kõrvale õmblen, et piisab, kui mul on ainult üks paar. Ja siis nööpnõeltega panin need lõiked, mis ma sain otse kanga külge. Mul õnneks oli täpselt nii palju, et saada sellest paar pükse. Ainult mingi väike jupikene jäi veel järgi, et saab veel võib-olla midagi kuskil meisterdamisel kasutada, aga praktiliselt kogu kangas läks ära. Oli täpselt nii palju, et saab ilusti 2 tükki panna niimoodi kõrvuti ja siis veel 2 tükki, et siis kuna 4 osas on ju see lõige, et siis täpselt nii palju oligi vaja. Ja kuna ma ju lõikasin täpselt lõike mööda lõikejoon, siis ma pidin jätma ka õmblusvaru ja alla ja üles äärde ma siis jätsin natukene rohkem, sest mul on ju vaja ka tagasi keerata see õmblus, et oleks palistatud ilusti. Ma olen muidu iseenesest õmmelnud küll igasuguseid asju nagu kleite ja seelikuid, aga pükse ma ei olnud siiani veel kunagi õmmelnud. Et see on nagu asi, mida ma ei mäleta, et ma oleksin teinud. Mul on võib-olla tundunud see, et seda on natuke nagu keeruline teha või ma ei tea, igal üle natuke nagu väljakutset rohkem pakkuv see asi, et see nagu, samas ma mõtlen, et kui ma teen nagu enda jaoks, et kui raske saab olla, et ma ei pea tegema mingeid erilisi pükse. Tavalised pidžaamapüksid kõige lihtsam lõike järgi. Siin ongi nüüd 2 tagumist külge, et on ilusti näha, et see tagumik on natukene laiem kui esimene ots on mul seal kõrval veel lahti võtmata. Aga ma alustasin kohe sellega, et ma kõigepealt õmblesingi selle tagumise küljed omavahel kokku, ehk siis selle pepujoone õmblesin kõigepealt kokku. Ja kuna mul oli just parasjagu ka see punane niit jälle masinas, millega ma eelmine kord ka
õmblesin neid ümbrikke, nagu ma videos näitasin, siis ma mõtlesin, et väga hea, ma ei pea hakkama niiti ka vahetama, et see täpselt sobib selle kangaga, sest et see on just selline ilus tumepunane. Mul tegelikult väga meeldib selline tume purpurpunane, et see on nagu natukene minu värvi küll, et mulle meeldib sellest värvi kangaid kanda või riideid kanda selles toonis. Ja tegelikult on see õmblemine ju ka väga mõnus, et minust on nii äge just see, et sa saad nagu midagi kohe reaalselt nagu valmis ise teha ja nagu oma käega tehtud riietel on hoopis teine energia, et kui sa poest ostad mingi suvalise hilbu, aga see tunne jah, kui sa saad midagi niimoodi oma kätega teha ja sa saad selle nagu kohe valmis ja reaalselt nagu näed tulemust ja sa oled uhke selle üle, et mina tegin ja see annab nagu nii palju sellele asjale juurde, et igal juhul mulle meeldib nagu ise tehtud asju kanda ja nendest särada, kui see, et sa ostad poest mingi täiesti tavalise hilbu, siis see ei anna üldse seda energiat edasi, ei kanna nagu seda värki. Et ma soovitan, aga mis ma siin parasjagu teen, on see, et mul on nagu esimene tagumine osa on nagu kokku õmmeldud ja siis nüüd alt siis siseõmblused panen nõeltega kokku, et need ilusti klapiksid, alustasin keskpunktist ja siis sellest vahest jalgade vahelisest osast ja siis mööda ääri panen igaks juks kinni just, et näha mõlemale poole, et ta ilusti ei hakkaks kuskilt kiskuma ega. Aga ma omal ajal, kui ma olin väike tüdruk, siis ma õmblesin nukkudele riideid, ma arvan, võisin olla mingi 10-aastane. Ja mulle väga meeldis teha ja ma sain hakkama täiesti tavalise nõela niidiga. Ja siis mingi hetk ema andis mulle ka oma vana õmblusmasinat ja ma sain seda proovida, nii et ma sain nendega kõigega hakkama. Ja siin on näha siis, et need keskmine osa on kokku õmmeldud ja nüüd siis on vaja need ääretükid ka kokku õmmelda. Ehk siis välimised osad, välimine joon. Ja näitseb ükste moodi juba. Ma arvan, et tuleb asja küll, et on asja küll, et saab neid kanda. Aga siin on näha ka, et see värvli osa on natukene liiga madal, et mul ei ole seda enam kuskilt tagasi keerata, et kuhu ma selle kummi nagu paneksin. Et siis ja kuna mul kangast jäi, siis ma lõikasin ühe sellise 10-sendise, umbes 10-sendise riba sinna juurde, sest ma tahan, et see värvli osa oleks nagu tugevam ja vähemalt 2-kordne. Siis on nagu selline mõnus ümber keha ja ei ole nagu selline õhuke ja ma ei tea, see on nagu minu isiklik eelistus, et mulle meeldib, kui värvli osa on tugevam. Ja siis ma samamoodi nööpnõeltega panen selle kinni, et oleks kindel, et oleks igalt poolt ühte moodi ja ei hakkaks kiskuma ja ma teaks täpselt, kui pikka värvlit mul vaja on, sest mul on ju see pikkus on ligikaudne. Ma ei tea täpselt, kust ma pean ära lõikama. Ja täpselt ringselt ja ajad, kuni näed, mis jupid järgi jäävad, siis need lõikad ära ja õmbled sealt kinni. Siis ma hakkan tagasi keerama seda värvli osa, et mul on vaja ju kuskile kumm ka sisse jääda. Ja siis ma topelt keerutan, kuni jääb täpselt selle õmblusosa peale ja sinna on täpselt hea pärast see kumm pärast sisse jääda. Et nii lihtne see ongi. Ma arvan, et iga naine, kes on natukene õppinud tööõpetustunnis õmblemispõhitehnikaid, siis saab sellega hakkama, et seal ei ole midagi keerulist. Ja nukuriideid oleme ju ikka kunagi õmmelnud oma lapsepõlves, ma arvan, enamus meist, kes ei ole telefoni ajastul sündinud ja ainult telefonis istunud. Et me ikkagi tegime reaalselt ja igasuguseid asju, et igav ei oleks ja mina vähemalt küll mängisin nendega. Ja õmblesin just, jälle sain kuskilt mingi vana jupi või mingi vana särgi, mis mul endal katki läks või midagi, siis ma kohe jälle meistratasin midagi nukkudele nendest ja kahjuks mul ei ole midagi alles. No need ei ole enam, need ei olnud nii hea kvaliteediga ka, aga ei olnud nagu midagi sellist, mida pärandada edasi. Ja siin on värvel nüüd ka küljes. Ja nüüd on õige hetk tegelikult neid pükse proovida, et kuidas siis jääb, et ma ajan muidugi enne selle kummi sisse, et ma tahaks teada, et see kumm jääks täpselt paras, et see ei jääks nagu liiga tugev ega liiga pingul.
et see kõige vastikum tunne on see, kui sa magad ja see pärast on kõhu peal need kummijooned, et on nagu püksid liiga tugevalt või liiga ümbert, et ma tahan, et oleks nagu ikkagi selline mõnus ja, ja lotendav, et tegelikult öösärgiga on nagu veel mõnusam magada kui pükstega, aga no ausalt öeldes need talved on olnud siin nii külmad ja toad on väga jahedad, et hea meelega tahaks hommikul teki alt välja tulla sellise tundega, et sa ei saaks kohe külma šokki. Et see flanellpüksid annavad väga palju selles osas juurde. Ma esialgu jätsin selle kummi natukene lõdvemalt, et siis pärast pingutan vastavalt selle järgi, kuidas nad jalas tunduvad. Ja üllatavalt hästi tundusid jalas, et jäi küll siin veel ruumi pingutamiseks ja vöö koomale tõmbamiseks ja ilusti läksid üle tagumiku ja et põhiline tunne on see, et jälle, et ise oled rahul, on ju. Et see on kõige tähtsam tunne. Ja siis viimasena ma palistan siis need kõige alumised sääreosad, et lihtsalt neid ma ei hakka nööpnõeltega kinni panema. Lihtsalt õmblen jooksvalt nagu voldin kokku need ääred lihtsalt 2 korra ja et siis ei jää neid hargnema sinna midagi ja kõik on nagu ilusti viimistletud. Jah, et mida ma veel siin kaameras ei näidanud on see, et ma lihtsalt siis selle zigzag pistega ka veel need õmblused tegin üle. Aga siis, kuna mul eelmises videos ma rääkisin, mida teha vanast raamatust, siis vaat need paberlilli ma proovisin veel mitut versiooni teha, et siin on niimoodi nagu vaba käega volditud sellised lilled ringi kujuliselt, et mõned on sellised nagu värvi või mingi illustratsiooniga paberileht, siis jääb selline pruunikas või kuna mul oli parasjagu sellist värvi paber. Aga siis trükilehega minust kõige ilusam, kus on see lihtsalt kirjaosa. Ja siis keskelt löön klambri lööjaga kinni, et ta lahti ei läheks ja siis kleebin peale kas mingi nööbi või pärli või lillekese või liblika või mis iganes ja siis saan seda kasutada kuskil kas kingituse kaunistamisel või kaardide tegemisel või nendest võib ka näiteks magneteid teha külmkapi peale, ma ei tea, mida iganes, aga mina kohe ühe kasutasin siin oma uue märkmiku peal, mis ma tegin ja need kaaned on tehtud salfreti karbist, siin on näha ka, et see salfreti karbi kujuline auk on seal. Ma mõtlesin, et see jääks nagu lahe aken märkmikule, mis oleks siis nagu näha, mis selle märkmiku sisu on. Sinna saab panna mingi pildi näiteks ka või. Ja mul oli just 2 sellist piklikku märkmikku olemas, täpselt sinna vahele mahtus, nii et ideaalne. Ja siis ma katsetasin ka kangast lillede tegemist, kuna mul neid kangajuppe nagu jääb palju selliseid ebamääraste kujudega järgi, siis mõtlesin, et kui panna neid niimoodi kihiti, et suurem allapoole ja väiksem peale poole ja siis veel võib-olla mingi heegeldatud lilleke sinna kõige peale ja nööbike või midagi veel, siis on väga äge ja panna veel sinna näiteks mingi prossinõel või mul prossinõelu ei olnud kodus, siis ma panin ka magneti. Et siis saab seda ka kasutada näiteks külmkapi magnetina ja veel mingid paelad või pitsid sinna rippuma, siis ka niimoodi saad oma kangajääke ära kasutada. Ja järgmine meistertus, mis ma tegin poisiga kahekesi, lihtsalt võtsin üks päev savipaki kätte ja mõtlesin, et teeme midagi, see on see isekuivav savi. Ja alguses ei tulnud nagu midagi muud pähe, kui mõtlesin, et okei, hakkame pärleid veeretama. Neid on nagu kõige lihtsam ja mõnusam teha. Ja siis veeretasime terve 2 pakki vist veeretasime ära. Ja siin on mul veel vanast ajast oli neid punasest savist pärleid ka. Ja veel on mingid vanast kaelakest samuti. Ja siis augud sisse ja kuivasid ja siis mõtlesin, et okei, mis me siis teeme nendest ja siis tekime lihtsalt sellise hästi pika sellise, ma ei teagi, nüüd ma olen näinud küll videotes, kuidas tehakse lihtsalt selline hästi pikk kett ja pannakse nagu midagi otstesse ja siis kasutatakse lihtsalt kodukaunistuses nagu kujunduselemendina. Siis mõtlesin, et okei, proovime ka, et midagi nagu konkreetset nagu pähe ei tulnud, mida muud teha. Mingid vanikud ma olen jõulude all teinud. Ja see on selline just mõnus töö lapsele katsetada. Mul on selline sukanõel, mis ei ole terava otsaga, et see ei tee nagu, laps ei saa sellega haiget.
ja talle just meeldib seda niimoodi vaikselt nokitseda, see on nagu selline meditatiivne ja rahustav tegevus talle. Et samal ajal, kui tema neid pärleid paela otsa ajas, siis mina hakkasin mõtlema, kuidas seda tutti sinna otsa teha. Mul ei tule praegu hea sõna meelde, kuidas neid kutsutakse. Mida pannakse nii-öelda, mis mul seal tekilgi otstes on, mille peal ma istun. Ühesõnaga, mul ei olnud meeles, kuidas ma neid tegin ja ma ei viitsi järgi vaadata, siis ma katsetasin. Siis ma lihtsalt ümber raamatu kerisin nii palju, kui ma mõtlesin, et võiks see paksuke olla. Ja siis lõikasin juppideks. Ja siis mõtlesin, et seon nad keskelt kokku, aga et jääks see nagu kinnituskoht ka, siis ma tegin nad esialgu pooleks. Ja siis tegin ühe sõlme sinna keskele, et mul jääks sinna keskele üks koht ka, kuidas ma siis seda sinna pärliketi külge kinnitan. Mingi aasake lihtsalt. Ja et see äkki, kui ma panen ta sinna keskele, et äkki ta siis nagu ei jää nagu nii näha, vaid jääb sinna ilusti peitu. Ja siis sidusin keskelt kokku. Tõmbasin nagu hästi pingule. Kindlasti saab neid väga mitmel moel teha ja kindlasti on väga palju paremaid viise. Aga ma ei tulnud nagu meelde, kuidas ma neid varasemalt olen teinud. Ma mõtlesin tükk aega ja siis mõtlesin, et okei, nii peab ka saama. Ja siis tuli välja küll, nad ei jäänud küll kõige paremad, et ma olen teinud ka ilusamaid tutikesi, aga nii saab ka, ütleme niimoodi. Ja siis ma tõmbasin need ilusti kahelt poolt alla jälle ja kerisin veel kord üle ja nõelaga siis surusin selle järgi jäänud jupi sinna vahesse kinni, et midagi enam ei sõlminud kuskile. Lihtsalt sinna vahele jäi ta kinni ja tõmbasin pingule. No ja siis lõikadki parajalt pikkuseks nii nagu soovid, et need ühe pikkused oleksid ja jääb selline tutike. Et tegelikult võiks selle tuti veel lahti kammida, aga ma ei viitsinud praegu selle peale aega kulutada, et seda saab alati hiljem teha. Et see tutiki oleks veel kohevam ja uhkem. Ja niisama kandiku peal võiks see vabalt olla sellise punutud kandiku peal ja oleks ka väga ilus. Et mul tuli meelde, neid vist kutsutakse palvehelmed. Aga ma ei ole nagu Eestis väga levinult näinud neid, aga kuskil niimoodi Ameerika videotes ma olen näinud. Ja siis panin ka prooviks oma voodipeatsile sinna ääre peale ja vaatasin, et okei, nii võib ka. On ka päris ilus. Ja kuna mulle eelmisse videosse ei mahtunud ka ära, et mida veel vanast raamatust saab teha, siis neid vanu kaani saab ka loomulikult ära kasutada. Ja mina olen need kõik alles jätnud ja teinud neid siis nagu märkmikud uued, ainult et need vanad kaaned jäävad siis ka uue märkmiku kaaneks, et muidu ma ju kasutan mingit pappi või midagi. Aga see on juba valmis kaan, lihtsalt ma katan ta mingi asjaga, kas riidega või paberiga või ükskõik millega, sest neid võimalusi, kuidas neid kaani kaunistada on lihtsalt nii palju. Kuidas sinu loovus lihtsalt on võimeline seda teostama, seal nagu piire ei ole. Et see raamatu selgroog saaks tugevamaks, siis panen 2 papitükki kokku ja liimin nad kokku, et ei oleks nii vetruv ja kerge, sest see papp, mis mul seal oli selline kergemapoolsem, oluliselt õhem kui raamatukaaned ise. Ja siis maalriteibiga panin kinni, et kuskil ära ei jookseks. Siia põhimõtteliselt võib ka kangaga kleepida, aga kanga kleepimine võtab lihtsalt oluliselt kauem aega, see PVA-ga mökerdamine, see PVA ju tahaks kuivada võib-olla 24 tundi, et kindel olla. Mulle nagu, kui mina midagi teen, siis ma tahan hästi ruttu, et oleks valmis. Ja siis mõlemale poole panen lihtsalt seda maalriteipi ja see, kuna hästi paindub ja on nagu kergesti nagu töödeldav ja sinna saan hiljem nagu nii veel kleebin sinna veel hiljem ju kanga peale, siis ei ole vahet nagu kuidas sa seda nagu võid ka tavalise paberi panna, et ei ole ka probleemi, aga mõnusam on panna mingi asi, mis nagu jääb pehme ja töötleb, on töödeldav hästi, et siis ei hakka nagu kuskil kiskuma. Ja siis PVA-ga liimin selle peale salvrätid. Mul on nagu katse
või soov katsetada, kuidas teha niimoodi võltsnahka. Ma olen kunagi ammu teinud, aga ma tegin vist WC-paberiga. Aga ma tahan proovida, kuna mul nendest salvräti tehnikatest on neid õhemaid salvräti poolseid tükke järel. Ja siis ma mõtlesin, et ma kasutan need ka ära, et ei pea kõik ära jälle viskama. Ja siis PVA-ga niimoodi kortsutan selle sinna raamatu külge, panen nagu ikka mitu kihti. Ma lõpuks vist panin kas 3 või 4 kihti seda, sest ta on hästi õhuke. Ta vahepeal pead laskma tal jälle ära kuivada, sa saad teda nagu mudida igat pidi. Paned jälle PVA-d juurde, et ta tõmbaks niimoodi krimpsu ja jääks selline nagu jooneline, et oleks kuivaks nii ilusti nagu kõvaks, et nagu sooned sinna sisse. Ja siin on nüüd näha see, kui ta on nüüd juba kuivanud. Ma natukene ka liivapaberiga lihvisin ta üle, sest mõned kohad jäid natukene nagu äärtest teravad ja niimoodi. Aga ta on väga mõnus tekstuuriga. Ja nüüd siis tuleb ta ära värvida, et ta jääks natuke nagu naha moodi. Et selleks mina tegin niimoodi, et mul oli üks selline vedelam tekstiilivärv. Et ma alusvärvina siis kasutasin seda kõige tumedamat siis nii-öelda musta. Et praegu peaks siis tegema kõige tumedama värviga see põhja. Ja sellepärast siis selle vedelama värviga just, et ta vajuks ilusti sinna põhja, et just need alumised augud ja kõik see saaks kaetud üleni mustaga, et siis pärast ma kattan nagu heledama värviga siis need pealmised kihid ja sooned, et siis see põhja jääb siis see must ja siis see nagu jääb hästi mõnusalt nagu mitmedimensionaalne või 3-mõõtmeline. Siin on näha, et ühte poolt ma olen juba heledama värviga ehk siis kulla värviga vaikselt nagu töödelnud hästi õrnalt. Mitte nagu ka tugevalt ja mitte märja värviga ja mitte nagu märja pintsliga, vaid niimoodi kuiva pintsliga ja hästi vähe värvi, et ainult see pealmine kiht jääks heledam. Et võib teha mõnest kohast tugevamalt, mõnest kohast heledamalt, et nahk ju ka ei ole igalt poolt ühesugune, et on tumedamaid, on heledamaid kohti ja siis siin on valmis märkmik. Et ma arvan, et on päris naha moodi, kui eemalt vaadata. Ja siis sisse köitsin vanemad paberid, mis on teega värvitud natuke selliseks kollakamaks, lihtsalt kastetud tee sisse ja lastud ära kuivada ja siis nad jäävad sellised natukene krimpsus ja natukene kollakad, nagu oleksid vanaaegsed ja siis ka mingid raamatulehti sinna vahele köidetud ja mingid muid pabereid, pildikesi, et oleks nagu huvitavam ja oleks selline nagu vintage look. Aga tore, et vaatasid tänast videot ja kohtume järgmine kord.